Alustame oma tavapärase Elva linnavolikogu istungiga. Ja teie ees on päevakava. Kes on selle poolt, et selle päevakorra järgi täna tööd teha, palun käega märku anda. Nüüd on 10 poolt, nii et ei ole probleemi koodiga. Aitäh. Ja esimene traditsiooniline ära midagi ülevaade tegevusest selle aja jooksul. Aitäh. Tere ja ilusat Paastu Maarja päeva jätku. Täna on siis Paastu Maarja päev. Alustuseks tahan tänada eile Elvas Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva pühendatud kontsertaktuse korraldajaid. Oli väga hea tasemel ja südamlik kontsert. Kui siin mõni kuu aega tagasi tuli teade, et Swedbank sulgeb oma Elva kontori, siis Elva linnavalitsus tegi pöördumise Swedbanki juhatuse poole, et kaaluda võimalusi ja läbi rääkida pangakontori säilimise osas. Elva linnas siis 20. veebruaril tuli meile vastus, kus pank loetleb ära meetmed, mis ta võtab ette seoses Elva kontori sulgemisega, pangabussi, sularaha, sissemakse, automaadi paigaldamise ja kõikide muude nõustamiste teemal, aga nende kirja lõpp on igal juhul oli väga konkreetne, otsus on lõplik ja igal juhul pangakontori juuli suletakse. Jaanuaris laekus eelarvesse ligi 277 000 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta jaanuari kuuga 3% enam. 17. veebruaril andis Rakvere linnapea Elvale üle metsapealinna tiitli. Tseremoonia toimus Tartu maratoni finissis vahetult enne võitjate saabumist. Veebruaris lõppenud ümberkaudsed omavalitsuste ühiskoolitused lepiti kokku edasised koostööpunktid, mille tulemusel toimub 6. märtsil Rõngu, Rannu, Puhja, Konguta valla ja Elva linna delegatsioonid ühiskülastus Vaivara valda, kus tutvutakse Ida-Virumaa 5 omavalitsuse loodud ühise menetusteenistuse tööga. Samuti on kokku saanud sotsiaaltööametnikud, et üle vaadata omavalitsuste sotsiaaltööd reguleerivad õigusaktid. Samas kokkusaamised jätkuvad. Märtsi keskel algab Elva reoveepuhasti renoveerimine. Hanke võitis ja leping sõlmiti aktsiaseltsiga Merko Ehitus Eesti. Ehitajal on soov tööd lõpetada sellel aastal, kuigi leping näeb ette lõpptähtajaks 2014 teine kvartal. Elva ajaloo püsinäituse loomine on praktikas. Tulevase püsinäituse võimalike eksponaatide esmane valik on tehtud ja ERMi peavarahoidjal edastatud. Valik on tehtud endise Tartumaa muuseumi kogude nimekirjade alusel. Näituse kontseptsiooni koostaja on 13 kuu jooksul isiklikult vaadelnud ja käes hoidnud enamiku valitud säilitades. Tänasel volikogu istungil on päevakorras eelnõu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. Jaanuaris sai läbi viidud kõikide linnavalitsuse töötajatega arengu- ja töövestlused, et täpsemini kirja panna ametnike ja töötajate ametijuhendid. 15. märtsil, see on siis umbes 2 nädala pärast, toimub kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kalle Süttisega, Tartu maavalitsuse esindajate Reno Laidre ja Anneli Võsastega, et rääkida Elva gümnaasiumi Puiestee õppehoone renoveerimise toetuse võimalikkusest. 3. aastat on Elvas käimas rahvusvaheline noorte ettevõtlusprojekt, regionaalne ja globaalne majanduskeskkond ning rahvusvaheline suhtlus. Elva gümnaasiumi 11. klassi 6 õpilast osalevad selles projektis, kes süvendatult õpivad majandust. Lisaks projekti raames praktiseeritakse inglise keelt ning tutvutakse partnerriikide ettevõtete ja majandussüsteemiga. Sellel aastal siis on koostööpartneriks meil osaühing Maretläks, kes siis võtab vastu meie õpilased ja õpilastel toimub nädalalõpureis sellel aastal Eestis 14.–19. aprill Andiga. Ja lõpetuseks ma ka mainimata, et 22. veebruaril toimunud ülemaakonnalisel mälumängul saavutas Elva linnavalitsuse ja volikogu ühine meeskond hinnata teise koha. Ei saa mainimata, et võit
siis professionaalsest koostöö võistkond Tartust. Aitäh teile! Nii on küsimusi mille peale? Mul on selle kooli, Puiestee kooli renoveerimise kohta, et mis plaanid selle jaoks on? Siin plaane on mitmesuguseid, võib-olla tuleb koolivõrku ümber korraldada. Kõik sõltub nüüd 15 märts, et kuidas me suudame Marge tee ole lahti. haridusministri kantslerile selgelt teha, et teatavasti praeguses programmiperioodis on kindel seisukoht, et koolimajad nendele koolidele, kellel on puhtalt gümnaasiumid, Elval meil teatavasti praegu kohast gümnaasiumi ei ole, aga sellel teemal me tahamegi läbi rääkida. Milles see renoveerimine seisneb siis? Igal juhul läheb investeeringud, kui on vaja see soojustada, see on osa aknaid, seda katused tuleb vaja korda teha. Ventilatsioon. Kassiruumid on need 2/3 remondid ja OE. Nii on küsimusi? Ei ole. Järgmise päevakorrapunktiga.